Tere tulemast taas kord osa saama Uncasti podcastist ja tänases saates siis räägime rahast ja finantsidest ja majandusest ja sellega seonduvast. Ja saatesse on kogunenud lisaks siis nagu ikka meiega koos Reimo, kes on toimimas peamiselt taustajõuna ja tõenäoliselt võib lisada mõned kommentaarid siia ka sekka. Aga peamine saatekülaline on meil täna Silver, kelle perekonnanime ma ei hakka mainima, sellepärast et ta ei ole tulnud siia saatesse tuntust koguma. Nii et tere tulemast mõlemale. Tere. Nii, raha teemad, et miks see üldse valitud sai. Ma mõtlen, et see on tegelikult suht igapäevane teema ja asi, mille peale paljud inimesed ei mõtle üldse nagu raha kui sellise peale, vaid see on just kui selline iseenesest mõistetav, see kuskilt tuleb, kuskile läheb, tuleb selles mõttes, et keegi annab sulle seda või maksab palgana või mis iganes, aga kust ta alguse saab, eks ole, sellest väga ei mõelda. Ja üldse, kas see rahasüsteem, mis meil on üldse, kas see on nagu parim süsteem, mis meil on, või on olemas ka midagi sellist, mis võiks olla sellest veel parem, mis meil täna on. Et sellised mõtted siia alustuseks ja meil on siin erinevad küsimused, mida läbi käia, et näiteks kas raha on paha või kuidas selles üldse suhtuda, rahaorjusest võiks natuke kõnelda, krüptorahast ja üldse ka näiteks, mis on üldse siis raha täpsemalt. Aga Silver, küsikski sinu käest, et kuidas sina defineeriksid üldse, mis on raha? No raha on minu jaoks sisuliselt energia. Selleks, et raha saada, sa pead energiat kulutama ja selleks, et midagi saada, sa pead siis seda energiat ära andma. Ehk siis raha on olnud ajaloos väga palju erinevaid asju. On siin merekarbid vist kunagi on olnud ja kivid ja kuld ja hõbe ja lambaid ja lehmi ja kitsesi ja nii edasi on samal otstarbel kasutatud kunagi, eks ole. Et kõik need on mingil kujul energia. Kõige võib-olla lihtsam aru saada, et selleks, et kulda või hõbedat saada, sa pead kulutama energiat, et ta sealt maa seest välja kaevata, eks ole. Ja kuna siis kullal ja hõbedal on ka praktilised väärtused siin maailmas, siis loomulikult enamus inimesi soovib seda. Ja samamoodi on ka lehmadel ja lammastel ja keda iganes siin võib veel kasutada, et on praktiline väärtus siin maailmas, et selle tõttu võib neid nii-öelda ihaldusväärseks pidada ja võib eeldada, et teine inimene soovib vahetada midagi nende vastu. Raha ongi tegelikult mingis mõttes usk, et meil siin eile oli kerge kokkupuude selle teema koha pealt, et mis on usk, eks ole, et raha koha peal ongi usk, ongi see, et sa usud, et keegi teine ka soovib seda, mida sina pead rahaks. Et olgu see siis kuld, hõbe, lehm, lammas või krüpto või euro, eks ole, et seal on mingi piirini, seal on ikkagi usuga seotud see asi, et sa oled nõus seda vastu võtma tänu sellele, et sa usud, et sa kunagi tulevikus saad seda nüüd millegi muu vastu vahetada, mida sul võiks vaja minna, et on see siis söök või jook või teenus või auto või mis iganes. Usuga ongi see muidugi üks nüanss, et mis meil siin ilmas on nagu kindelgi. Üks ainukene kindel asi on, et kõik muutub. Et kunagi meile koolis püüti nagu pähe panna mõtet, et ainukene kindel asi siin maailmas on maksud ja surm, eks ole. No ma julgen vastu vaielda, et surma koha pealt ei oska nüüd nii detailisse minna, aga maksud kohe kindlasti ei ole kindlad. Aga mis on kindel on, et kõik muutub ja seoses sellega siis võibki öelda, et alati jääb see võimalus alles, et ühel hetkel võib muutuda sinu usk siis rahasse, ehk siis see, mida sa usud, et on raha, eks ole, et see võib ühel hetkel muutuda, et see ei pruugi nüüd üle öö juhtuda, aga kui meil siin selle printimisega ja nii edasi minna lastakse nagu
nagu seda siiani on tehtud, et siis ühel hetkel võib juhtuda nii, et see, mida sa pidasid rahaks, ehk siis tänaseid pabereurosi või dollareid või mida iganes, et ühel hetkel võib juhtuda, et teine inimene ei taha neid enam, eks ole, et neid näiteid on ajaloost võtta küll. Paralleeliga siis võiks öelda, et eurod ja dollarid ei pruugi olla nagu päris raha, et võib-olla tuleb kuskile mujale vaadata. Kas ma sain sinust õigesti aru, et sel juhul raha on justkui kokkuleppeline, ühiselt väärtustatav vahetusvahend? Just, et on nii-öelda ühiskondlik kokkulepe, et see on meil siin nüüd selline väärtus ja selle järgi saab siis nii-öelda hinnastada ka, eks ole, et mis mingi toode või teenus, kui palju ühikuid maksab, eks ole. Mm-hmm. Täitsa nõus, ma üks vahe mõtlesin selle peale, et kuidas on kokku lepitud, et mis see kulla hind või väärtus siis on, sest ma mäletan sellist terminit kuskilt minevikust või ajaloost, et üks unts kulda ostab sulle ühe mehe sellise korraliku uniformi või ülikonna. Ja see vist kehtib ka täna, kui ma õigesti tean, et üks selline korralikum ülikond maksab umbes üks unts kulda. Nii et siis siin on nagu hoitud mingit sorti sellist stabiilsust teatud elementide vahel, nagu kuld ja ülikond näiteks. Ja siis see on nagu püsinud põhimõtteliselt samana, eks ole. Samas kui näiteks trükitud rahad, dollarid, eurod, on siis muutunud seoses näiteks kulla väärtusega. Ja loomulikult igasugused muud asjad muutuvad ka, eks ju, et siin toiduained, hinnad ja mida kõik, eks ole, et teenused ja muud. Aga siis on midagi nagu, ütleme, sellist stabiilsema väärtusega, mida on rohkem kokku lepitud, et mängime nüüd selliste reeglite järgi, et see on nõnda. Ja siis teised on, okei, teeme nii. Ja siis asi töötab, et on olemas mingit sorti standard. Aga kulla standard, jah, et see on nagu, mis on ilmselt püsinud ja samas on kuld ka olnud pikka aega kui päris raha justkui väga paljude inimeste jaoks. Aga jällegi minu arvates samuti on see kokkuleppeline olnud, sest keegi lihtsalt arvas, et see võiks olla, sest enne kulda olid ju muud asjad kasutusel, nagu sa ütlesid ka, Silver, et lehmad ja lambad ja midagi muud. Kas siis raha on ka võlg mingis mõttes, et kui see on nagu arveldusvahend või arveldusühik, et siis näiteks mina võlgnen sulle midagi sinu tehtud töö eest ja siis pean sulle nagu kompenseerima seda, et siis küsimus on, kuidas ma selle kompensatsiooni siis teen, eks ole, et kas seda mingisuguses kullas või rahas või lehmades või milles iganes, või USB-kaablites, et mis iganes sinu jaoks väärtuslik on, et siis ju tegelikkuses me saame omavahel teha kokkulepped, eks. Aga laiemas pildis on juba paika pandud paljud asjad ja ära otsustatud, et ütleme ühiskondlikul tasandil, et mis need standardid nagu on. Mis mõtteid sul tekkis, Silver, selle peale? Jah, selle koha peal, et vaata, kui sa räägid siin hindade muutumisest, et hinnad tegelikult ei muutu. Mis muutub, on selle nii-öelda raha väärtus. Mm-hmm. Et kui sa tõid näite, eks ole, et ühe untsi kullaga saab nii-öelda ülikonna mehele, eks ole, siis täna see on eelduste kohaselt, see on tõsi, et ma ei ole küll kontrollinud, aga sinna suurusjärku ta tõenäoliselt jääb, eks ole. Aga kui meil siin a la piimasaia leiva hind muutub, eks ole, siis see ei tähenda mitte seda, et piim või sai või leib läks kallimaks, vaid see tähendab seda, et euro läks odavamaks. Et siin tuleb nagu, ei tohi seda viga teha, et rääkida, et midagi läks kallimaks, vaid pigem see asi, mida sa rahaks pead, see muutus odavamaks, eks ole. Kuld on ideaalne näide selle koha peal, et hind on püsinud sama, eks ole. Tegelikult, kui me räägime siin, ülikond on sükene, ma ei tea, kas nüüd igal mehel seda nüüd vaja on, eks ole, aga ta on sükene universaalne väärtus, ütleme siis võib-olla nii. Enam-vähem ümber maailma ta tähendab ühte sama asja, eks ole, suurusjärguselt, et aga kui me räägime siin nüüd tehnikast või elektroonikast või et kui meil siin arvuti läheb kiiremaks, eks ole, et siis valitsused kasutavad seda siis nii-öelda enda kasuks ära, et ütlevad, et oi, et näed, et mis siis, et see uus arvuti, eks ole, maksab seal a la $200 rohkem, eks ole,
aga kuna ta on niivõrd palju parem, siis tegelikult me loeme, et see on deflatsioon, et tegelikult ei ole, raha väärtus ei ole mitte vähenenud, vaid kasvanud, eks ole, et sa saad nii öelda sama raha eest, saad nii palju parema asja endale, eks ole. Just. Et jah, sellised mõtted tekkisid. Okei, ühesõnaga siis kasutatava raha ehk siis antud juhul valuuta, näiteks euro, väärtus muutub ja langeb. Ma just vaatasin just inflatsiooni kohta infot täna hommikul ja siin on kirjas, kui netist otsida euro inflatsioon, siis näiteks on siin lause, tuleb kohe vastu otsinguga, et 2024 detsembri seisuga aastane inflatsiooni kiirus, või ütleme see number siis jah, protsentides, eurotsoonis oli 2,4%. Aga kui me vaatame neid maade lõikes, kas või näiteks Eestis toimuvat eraldi seda inflatsiooni näitajat, siis see oli kuskil 9% või rohkem. See on huvitav jah, minu arvates, ma ei saa sellest täpselt ausalt öeldes aru, et miks see piirkonniti erineb, aga ilmselt ma ei ole niivõrd kõva majandusmees, et ma võib-olla neid asju veel hetkel teaksin öelda, aga ilmselt see sõltub ka kohalikust majandusest, ma usun, mis see inflatsioon piirkonniti on. Et kui majandus on nii-öelda lokkavam, siis inflatsioon on väiksema mõjuteguriga ilmselt, ehk siis see protsent kalkuleerub väiksemaks. See on, kuidas mina seda hetkel näen, ma võin eksida, aga mulle tundub, et see võiks nii olla. Ja siin on muide veel üks näide, et seesama 100 eurot, mis sul oli aastal 1997, on täna väärt 179 eurot 78 senti. Ehk et on peaaegu kahekordselt langenud oma väärtuses. Ehk just see, kuna seda on juurde trükitud, siis seda on moodustunud rohkem ja see ongi see inflatsioon ehk nagu täispuhumine, et sa nagu puhud juurde seda justkui sinna. Ja see paisub, eks ole, selle kogus paisub. Aga jah, sellised asjad siis selle väärtuse muutuse koha pealt. No need nii-öelda ametlikud numbrid siis, mida sa just ette lugesid, eks ole, et kui sa siin võtad 1997, see on meil siis nüüd, kui palju, 28 aastat, et kui nüüd inimene võtab noh, ma ei tea, mis oleks hea võrdlus. Kütus on üks hea võrdlus alati. Et kui nüüd keegi mäletab, kui palju kütuseliiter ehk siis bensiiniliiter maksis too aeg. Mina seda ei mäleta, aga ma olen päris veendunud, et see nii-öelda hinnatõus ei ole olnud siis 1 ühiku pealt 1,7 ühiku peale, et ma olen päris veendunud, et see on pigem ikkagi, räägime seal 4, 5, 6 korrast võib-olla rohkemgi, eks ole. Et samamoodi on kuld on täpselt samamoodi hea mõõdupuu selle koha pealt, et kui keegi nüüd jaksab kulla hinna 97. aasta seisuga välja otsida, et ma olen päris veendunud, et see vahe ei ole 1,7, vaid see on ikkagi pigem ligilähedaselt 20 või rohkem korda. Võrreldes siis valuutadega, et seal valitsuse motiiv on ikkagi varjata, et kui palju nad raha trükkinud on või kui palju nad laenanud on, et ikkagi võimalikult roosilist pilti värvida valijatele, et nad ikkagi neid tagasi valiksid, et ükski poliitik ei taha nii-öelda pukist kukkuda, eks ole, et iga poliitiku eesmärk on ikkagi võimu juurde saada ja valijaid juurde saada ja nii edasi, et igasuguste majandusnäitajatega manipuleerimine on poliitikute leivanumber tegelikult. See nimetatakse poliitiliseks karjääriks. Just. Et töötus on madal ja elu on suurepärane ja nii edasi, et noh, siin need reaalsus ja need see jutt läheb aina kaugemale üksteisest, et jah. Muideks, ma just otsisin välja, mis oli 97. aastal kulla hind dollarites, ehk siis USA dollarites. Ja kui me vaatame kas või siis 31. detsember 97, $289 ja 5 senti. Et jaha. Vahe on 10-kordne. Vahe on 10-kordne sisuliselt, jah.
et siis kas me võiksime öelda, et USA dollari väärtus on langenud 10-kordselt? No USA dollari nii-öelda kasutuselevõtu algusest kuni tänase päevani on $1 hind on kukkunud, see on nüüd paari aasta tagune number, eks ole, et ta on, ma ei mäleta, kas 97% vist kukkunud. 97% kukkunud? Siin saab tuua paralleeli, eks ole, krüptomaailmasse, et kus siis mingisugune shitcoin tuleb, eks ole, et kui ta kukub 97%, siis on paanika missugune, eks ole, aga kui see nii-öelda igapäevaselt aktsepteeritav raha on kukkunud 97% ja prinditakse miljardites juurde iga aasta, et siis kõik on nagu hästi, aga kui krüptoga midagi sellist tehakse, siis on väga, väga kiiresti tuleb välja, et tegu on skämmiga ja ei ole mõtet oma raha sinna matta, eks ole. No täpselt, aga siis sel juhul see ju viitabki sellele, et rahasüsteem kui selline, mis puudutab seda fiat-valuutat ehk siis dollarid ja eurod, kas tuleb välja, et sellel on skämmi nii-öelda omadused olemas mingil määral? Ilmselt mõned on näinud ka neid meeme, kus siis tuuakse välja, et supply on unlimited ja nii edasi, et siis ja ma olen näinud, jah. Eks ole, et see defineerib täpselt meie eurot ja dollarit, eks ole, et supply on unlimited, eks ole, et kui mitmed teadlikud investorid tahavad sellist asja osta, kus sul on piiramatu kogus, eks ole. Ja. Täpselt. Samamoodi annab, eks ole, näiteks kunstiteostele, eks ole, annab väärtuse see, et teda on üks ja ainukene, eks ole, et üks ainukene originaal on, aga kui neid nii-öelda originaale, eks ole, piiramatus koguses juurde nii-öelda trükitakse, kopeeritakse, siis ta väärtus ilmselgelt kahaneb, et seal ei ole nagu, lihtne loogika, eks ole. Et täpselt sama on ka meie valuutadega, eks ole, et inglise keeles on muidugi minu meelest parem sõna on currency ehk siis current ehk siis nagu hoovus või vool, eks ole, et raha voog. Jah, et raha peab nagu liikuma, et paigal seisev igasugused asjad, mis paigal seisavad, nendega tavaliselt hästi ei lähe, eks ole, et ükskõik kust loodusest sa vaatad, et kui sul on paigal seisev vesi, eks ole, siis varem või hiljem ta hakkab, eks ole, haisema või läheb sogaseks või mingisugused parasiidid või elanikud tekivad sinna sisse, eks ole, ja vesi muutub joogikõlbmatuks, eks ole, kasutuskõlbmatuks. Nõus. Et alati on, vaata, allikavesi on, eks ole, kõige puhtam, et ta on käinud nii-öelda maafiltrist läbi, eks ole, ja ta voolab kogu aeg, et ta ei jää seisma kuskil, et sellepärast ongi allikavesi kõige puhtam, eks ole, järgmine on siis jõevesi, eks ole, ja siis sealt tulevad järved, mered, mis iganes muud, eks ole. Et võtmesõna on ikkagi currency, eks ole, et liikumine, et samamoodi on inimesega, kui inimene jääb paigal tammuma, eks ole, siis üldiselt ikkagi enesetunne läheb halvaks, eks ole, hoolimata, kas me räägime siin füüsilisest liikumisest või vaimsest liikumisest, et kui sa jääd paigal seisma, siis reeglina läheb enesetunne halvaks, eks ole. No just. Aga nii nagu praegult meie jutust mulle mulje on jäänud, siis sellel, ütleme, väärtuse vahetuste süsteemil on miinuskohti päris mitmeid, samas on ka plusse, et see võimaldab sul, ütleme, selline käibel olev standardne mingil kujul, ütleme siis lihtsasti liigutatav ja kasutatav vahetusvahend, näiteks ütleme siis eurod. Selles mõttes sellel on palju plusse, kuna seda saab kasutada erinevates kohtades ja see on kokku lepitud, et inimesed arveldavad selles, eks ole. Et see muudab asjad selles mõttes lihtsaks, avab võimalusi ja kõike muud, ehk et sellel on nii-öelda need plusspooled olemas. Ma jäin mõtlema selle peale, et kas raha on siis paha või ei ole, et ma tean, et Vanas Testamendis, ütleme seal Piibli Vanas Testamendis siis, nagu seda nimetatakse, seal kuskil on üks lause, et raha ei ole see, et raha on kõige kurja juur, vaid seal on, et raha armastus või raha ihalus on, ütleme siis kurja juur, või pigem see ahnus seal taga, ma
on see, mis on see kurja juur seal taga, et ahnitsetakse, et palju kokku ajada seda ja sellist materiaalset vara endale kusagile kokku kühveldada, eks ole, et see on nagu see, mis on seal see negatiivne külg, aga kui ma olen ise järgi mõelnud, siis mina ei näe, et raha tingimata oleks paha, kui selles mõistes, sest et see võimaldab meil teha omavahel tehinguid. Ja see on lihtsalt vahend, mida me saame kasutada nii, ütleme, halvasti kui hästi, aga kindlasti see ei peaks olema meie üle valitsev asi kui selline. Ehk et muidu me ju räägime küll, et teenime raha, eks ole, kuigi minu meelest raha peaks teenima meid. Või me peaksime mõtlema nii, et raha teenib meid. Ja mina olen vähemalt oma suhtumist muutnud rohkem selliseks, et raha peaks teenima mind, peaks teenima inimesi, mitte meie ei teeni raha. Ma ei lähe tööle, et raha teenida. Ma lähen tööle, et inimesi teenida. Ja raha teenib inimesi omakorda. Et ma näen seda asja nii, et kuidas sulle tundub? No see raha on kurja juur või mis iganes lause siin kuskil on kunagi olnud, et selle ei ole ausalt öeldes, ei ole väga täpselt meeles see, aga filmis Atlas Shrugged, kui nüüd YouTube'i kirjutada, et money is the root of all evil, Atlas Shrugged või midagi sellist, siis tõenäoliselt tuleb see kõne välja, et see kõne oli väga, kuidas öelda siis, valgustav siis võib-olla. Et just nimelt, et raha armastus või raha ihalus, et see on nagu kurja juur, et raha ise on töövahend. Et see on asi, mis teeb meie elud lihtsamaks, eks ole. Et me saame omavahel arveldada ilma, et me peaksime mõtlema, et noh, et kui sina valmistad toole ja minul on kanad, eks ole, et siis kui sina tahad kanamuna saada, et mitu tooli sa mulle pead andma ja mitu muna ma sulle pean vastu andma, eks ole, et see raha selle koha pealt lihtsustab meie igapäeva tegevusi, eks ole. Ja ta midagi sa mainisid, Arto, veel, mille peale mul tuli mõte, mul läks nüüd. Raha teenib inimesi ja... Just nimelt, et meile juba väiksest saadik räägitakse, et sa pead raha teenima ja et see on ikkagi tegelikkuses see ikkagi peaks olema vastupidi, et raha peaks meid teenima, et raha on loodud meie jaoks, et meie saaksime oma elu hõlpsamini elada, eks ole, et me ei pea oma toole ja kanamunesi, eks ole, vahetama, kanamunasi. Täpselt, et see me võime mõelda sellest rahast kui tehnoloogiast mingis mõttes, mitte et ta oleks tingimata tehnoloogia kui selline, aga ta on nagu ikkagi vahend, mis on loodud siia maailma selleks, et see oleks inimeste kasutuses, inimest teenimas ja meie elu lihtsustamas, eks ole. Et nagu ka tehnoloogia eesmärk on teenida inimesi ja lihtsustada ja parendada meie elusid siin maa peal vähemalt. Just, et siin selle tehnoloogiaga ongi, eks ole, et tuleb kohe esimesena krüptoraha, eks ole, et nii kaua, kuni meil on elekter ja internet, nii kaua on meil teener krüptoraha näol, eks ole, olemas, kes seda siis vajadust täidab, eks ole, et see on just ainukene miinus selle juures ongi see, et nii kaua, kuni meil on olemas elekter ja internet, eks ole. Et noh, internet vist ma olen aru saanud, et ei ole nagu päris eluliselt vajalik krüptotehingute jaoks, aga elekter peab ikkagi olema. Ja siis ka mingid sorti tehnika, millega seda elektrit tarbida ja siis see tehing teha, eks ole, et need on nagu kaks elementaarset asja, mis seda eeldavad, et krüptole kui sellisele ikkagi teeb silmad ette kuld ja õve, et selle vastu nagu ei saa mitte miski, et kui sul ikkagi maailm nii-öelda kokku kukub ja mitte miski muu, eks ole, siis on kuld ja õve, eks ole, ja kui nüüd tekibki olukord, kus on nii-öelda näljahäda, eks ole, siis ega see kuld ja õve enam ka midagi väärt ei ole, siis hakkame juba toidust ja tööriistadest rääkima, eks ole. See on hea point. Et siis me lõpuks jõuame selleni, et mis tegelikult veel väärtuslikum on, eks ole, et ongi need tööriistad ja toit, nendel on rohkem väärtust. Ja muideks, kas meil mitte ei ole ka üliväärtuslik asi siin meie kõigi jaoks olemas, mida me nimetame hapnikuks või õhuks?
mida me sisse hingame ja tänu millele me siin üldse nendes kehades püsime, eks ole, et siin maises elus üldse toimetada. Sest kui meil ei oleks hapnikku, mida sisse hingata, et siis oleks nagu siis ei toimiks nagu mitte miski siin, et selles mõttes, et kui me räägime näiteks õhu müümisest, tavaliselt kasutatakse seda väljendit niimoodi, et sa müüd mitte midagit justkui nagu väärtusetut miskit, et müüd õhku, et nagu sellel pole mingit väärtust, et täiesti nagu nulli müüd. Aga tegelikkuses, kui hakata mõtlema, siis akvalangistidele on näiteks vee all akvalangide, ütleme, see kasutamine ülioluline, eluks vajalik, et kui nad lähevad näiteks sukelduma ja neil on balloonis õhk, mida näiteks mina neile müün sinna balloonidesse, et siis tegelikult ma võin olla vabalt õhumüüja, kes müüb akvalangistidele õhku ja nad ostavad seda, eks ole, et see ei ole kuidagi nagu midagi sellist laitmisväärset või nii, et lihtsalt inimeste väärtushinnangud on vahel kas läbimõtlemata või jah, ütlekski nii, et need on läbimõtlemata. Et me võtame midagi lihtsalt iseenesest mõistetavalt või keegi ütles ja siis võtame seda mingit asja tõena, näiteks see, et õhu müümine on lihtsalt väärtusetu tegevus. Aga kui sa natuke hakkad mõtlema, siis tegelikult see on ikka väga väärtuslik tegevus, et puhast õhku müüa, et eriti vee all, on ju. Äri läheks väga hästi või Aafrikas müüd vett, on ju, kuskil kõrbes. Et kõik sõltub sellest väärtushinnangust ja ongi need tööriistad näiteks, mis sa mainisid ja riided ja toit, eks ole, et need on veel väärtuslikumad kui kuld ja hõbe, kui hakata niimoodi mõtlema. Ja mis veel, inimeste oskused on väärtus, mis tegelikult on jällegi asi, mida sa saad ka vahetada, eks ole, et noh, et kui me räägime nagu sellisest väärtuste hindamisest, et mis on siis väärtuslik ja mis on võib-olla vähem väärtuslik, et see on nagu ma arvan, oluline siin raha saates läbi käia, sest et võib-olla me oleme raha kui sellist, ütleme, eurot ja kõike muud väärtustanud liiga palju ja tahaplaanile ja kuidagi märkamatuks jätnud muud tegelikkuses palju kõrgemal olevad reaalsed väärtused, nagu just ongi sinu oskused, tööriistad ja igasugused muud huvitavad asjad, nii et jah. Et tööriistade ja oskuste koha pealt on selline asi, et kui sul tekibki, eks ole, olukord, kus sul kuld ja hõbe enam ei osta midagi ja eurod veel vähem, eks ole, siis mina soovitan kõigil inimestel nii-öelda ellujäämisoskusi, eks ole, harjutada, et kuidas sa lõket teed ja kuidas sa jahti pead ja kuidas sa taime kasvatad ja nii edasi, et päeva lõpuks need on nagu kõige elementaarsemad väärtused, et nendest väärtuslikumat mina ei kujuta ette, eks ole. Kui sul need oskused on olemas, et sa suudad, ma ei tea, nöörijupi ja noaga suudad metsas kuu aega ellu jääda, siis sa ei peaks enam mitte midagi kartma. Et selle koha pealt selline mõte ja muidugi, mis siin õhu müümisega seoses tuli mul mõte, et meie valitsused ju müüvad õhku meile, kui veel keegi ei tea, et selle nimi on CO-kaubandus. Müüakse meile, eks ole, elektriarve peale kirjutatakse meile sinna mingisugused CO2 maksud või kuidas nad neid sõnastavad, ma ei mäletagi, et ja samamoodi, kui sa ostad lennu- või laevapileti, siis seal on, ma ei mäleta, kas ta nüüd on CO kujul toodud või on ta kütuse lisamaks või noh, sisuliselt ka õhu müümine, eks ole, et jah. Huvitav, kuidas sa võiksid nagu õhule mingisuguse euro hinna anda, et kui mitu kuupmeetrit õhku, nagu puhast õhku sa võiksid müüa mingi eurode eest, ma mõtlen, et hakkasin mõtlema hinnastamise üle praegult. Oletame, et tahangi kilekottides müüa näiteks, Selveri kilekottides näiteks, võtan nii-öelda õhust õhku, eks ole, ja see on selle koti alt kinni ja näongi, eks ju, nii-öelda justkui õhupall, eks ole, et mille sees on hunnik õhku, mille ma saaks siis raha vastu vahetada, eks, et huvitav, et kuidas seda võiks hinnastada, et läksid mõtted sellele. See sõltub väga palju sellest, et kus kohas ja millal sa seda tegevust teed, eks. Jah, tõsi. Kui sa lähed sinna Eskimotele külmkappi müüma, siis võib päris keeruline olla, aga kui sa lähed kujutlema olukorra, eks ole, kus mees on kõrbes paar päeva ekselnud ja pole tilkagi vett saanud, eks ole, siis vee hind on sisuliselt, see on tema elu hind, eks ole, et see on ülim hind, eks ole. Et kõik sõltub taustsüsteemist, et kus sa oled ja millal sa oled, eks ole, et mis olukorras sa oled. Jaa, absoluutselt nõus. Muideks kõrbesse võiks teha lumehange, lumehanke, nagu riigihange ja
ja. selles mõttes. Dubais on täiesti see, mis ta nüüd, kuidas seda nüüd nimetatakse, slaalomirada või? On või? Wow. Ja seal on täitsa olemas, et noh, et ümberringi on sul miinimum 20 kraadi, eks ole, aga sa saad suuskadega mäest alla lasta, see on muidugi siseruumides, aga see on seal olemas. Et inimene on piiramatute ressurssidega võimeline igasuguseid huvitavaid asju tegema. Just, aga kuule, kas sulle siis tundub ka näiteks reaalne see, et krüptoraha kui selline, nagu me räägime näiteks Bitcoinist või Arrist või ütleme siis Monerost, et kas see on reaalne raha või ei ole sinu arvates? No see on reaalne raha mingi piirini, et kui on tingimused täidetud, siis see on reaalne raha. Mis tingimused? No see, et sul on elekter ja internet ja inimene, kes on nõus seda vastu võtma, eks ole. No ja tegelikult see taandub väga lihtsatele asjadele küll, jah, kui sa nüüd selle niimoodi välja tõid. Et ongi see, et kas teine on nõus seda vastu võtma, eks ole. Just. Et krüptoga on üks nii-öelda, kuidas ma ütlen, et mis nagu krüpto kahjuks räägib, on see, et võtta on, ma ei mäleta, kas see oli Gresham's Law vist oli selle nimi, et vaata see esimesena läheb nii-öelda raha kujul käiku see kõige kehvem raha. Ehk siis, mis siis tänapäeval kõige kehvem raha ongi euro ja dollar, eks ole. Et inimesed tahavad nii-öelda lahti saada sellest kõige kehvemast rahast. Ja kõige paremat raha nad tahavad hoida, eks ole, mis siis ongi tänasel päeval ongi kuld, hõbe ja krüpto, eks ole. Et inimesed ei, noh, ma olen ka krüptotehinguid, noh, ütleme võib-olla 10 olen teinud oma elu jooksul, et kuigi ma pooldan, eks ole, krüpto kasutamist ja tahan propageerida seda ja nii edasi, aga kui selleks reaalseks tehinguks läheb, et ma pean selle kande tegema, siis mul on ikkagi niisugune, noh, sees nagu kraabib, et noh, et ma ei tahaks nagu seda ära kanda, et ma palju parema meelega kannaksin need eurosid, eks ole, et noh, see on täiesti loomulik tunne, eks ole, täpselt samamoodi, kui sul on hõbemünt on, eks ole, käes või versus siis see, noh, 20-eurone, eks ole, või täna siis võib öelda juba 30 eurot, eks ole. Ma ei tea, kui paljud on nii-öelda hõbemünti, eks ole, käes hoidnud. Et see münt on ikkagi palju armsam ja palju, see on nagu väärtus sinu jaoks, eks ole, et tal on mingisugune niisugune kirjeldamatu, noh, minu jaoks võib-olla kirjeldamatu väärtus, et sa nagu ei taha tast loobuda, aga see paberitükk, see on lihtsalt paberitükk, see on, noh, seal on numbrid peal ja kogu lugu, eks ole, et sa küll tead, et tal on väärtus tänasel päeval, eks ole, aga jah, tunduvalt hõlpsamini ma loobun sellest paberitükist kui hõbemündist või Monerost või Arrist või Bitcoinist, eks ole. Ja ma mõistan seda efekti üsna hästi. Kuule, aga sellest ilmselt see ahnust ka mingil määral tuleb, et ei taheta loobuda nendest sümpaatsetest varadest ja asjadest, mida niivõrd hinnatakse enda jaoks väärtuslikuks ja mis tunduvad nii väärtuslikud, jah, ütleme nii. Ja siis pigem ongi see, et ma tahaks seda juurde ja juurde, et siis lootes sellest ka muidugi rohkem turvatunnet, mida see mingis mõttes annab ka, ütleme siin maa peal, see annab seda turvatunnet, eks ole, aga vaimumaailmas on teine lugu, aga seal ei ole ilmselt selliseid asju vaja, aga lihtsalt ma nagu näen seda loogikat ja saan aru inimeste psühholoogias selle koha pealt, et miks selline raha tagaajamine ja selline eksisteerib. Et siin on täitsa loogika olemas, aga ma arvan, et siin sellisel juhul, et kui see hakkab inimese üle domineerima jällegi, et siis on see pigem inimesele kahjulik, ma mõtlen. Aga jah, ma saan aru küll, et ei raatsi nagu justkui enda silmis väärtuslikku ära anda. Sest inimesed ju eelistavad pigem minna väärtusliku järgi, sest väärtuslik on väärtuslik, on ju? Ja seda tasuks säilitada, hoida, kasvatada. Ja see, mis on ebaväärtuslik, sellest tasuks lahti saada. Ja näiteks, ma hüppan siia näiteks hirmu teemale. Me vist ei ole sellest, ma arvan, rääkinud varem saadetes, aga hirm või hirmud, erinevad hirmud on kohati ka, ütleme, inimeste poolt meelega säilitatud või alles hoitud või kinni hoitud selle põhjendusega, et need teenivad mind. Need on mulle väärtuslikud, need on mulle kasulikud, et ma ei hüppa siis kuskilt tundmatusse pea ees, ma ei tee vigu, ehk et hirm teenib mind.
ja selle tõttu ma arvan, paljud inimesed on mingites hirmudes kinni, et nad on ise need sinna nii-öelda paigaldanud, installinud nii-öelda ja jäävad nende juurde, et ei, mina enam nendega tegemist teha ei taha, sest ma ei taha rohkem haiget saada, et ja siis see hirm on nagu seal selline kasulik faktor, mis nagu annab justkui väärtust, aga samas võib takistada jällegi nagu uusi häid võimalusi, et kuna võib-olla see hirm võib olla selline vastu või kahjulikult toimiv teatud olukordades jällegi, et siis ta nagu ei anna sulle väärtust, vaid hoopis loob pigem seda väärtusetust. Ehk et küsimus on selles, et kas inimene on nõus selle lahti laskma või ta ei ole nõus seda lahti laskma, et sõltuvalt, kas ta väärtustab või väärtusta seda hirmu, eks ju, ja sama asi ükskõik millega, on see suhted, on see mingid riided, on see mingit sorti, ma ei tea, kohvivorm, näiteks mingi ülimaitsev latte, et millest sa ei taha loobuda, eks. Et siis need ongi need asjad, mille pärast meie eludes mingid asjad on, sest me tahame neid oma ellu, sest me peame neid väärtuslikuks ja me ei raatsi nendest loobuda. Ja kui mingid asjad on, ütleme sellised osaliselt väärtuslikud, siis siuke, et võib-olla, jah, eks, kui ma pean selle ära andma, eks ma siis annan, eks. Et aga parema meelega võib-olla ei annaks, eks. Et siis ongi see psühholoogia nagu üsna loogiline siin, psühholoogiline on see loogika siin, psühholoogika, jah. Ja samas, kui seda nagu niimoodi, nagu ma just seda sõnastasin, kui natuke järgi mõelda, siis tegelikult selle lahti sõnastamisega ma usun, et paljud inimesed tunnevad ennast ära ja saavad endast paremini aru, et miks nad nii toimivad. Ja ma arvan, et need inimesed, kes suudavad lahti lasta ka, ütleme, enda jaoks väärtuslikust, ma arvan, on ühest küljest tugevamad, aga nad ilmselt peavad ka teadma, et miks nad selle ohverduse on valmis ja nõus tegema ja et kas nad selle käigus kaotavad midagi või mitte, eks. Et kui nad näevad, et nad tegelikult ei kaota, et nad ei kaota enda jaoks tegelikult neid muid väärtuslikke elemente, et olla ikkagi endiselt õnnelik või turvalisuses, mis iganes, eks ju, see oluline olek või efekt on, eks ju, et kui nad sellest ei jää ilma, siis ma arvan, inimesed on nõus asju ära andma, eks ole, ja loobu mingitest asjadest, eks. Aga et lihtsalt see, et ma arvan, et inimesed peavad nägema, et neilt tegelikult seda olulist väärtust siiski keegi ära ei võta või ei saa võtta, et see on nagu see, et you have nothing to lose, eks ole, et sul ei ole võimalik kaotada midagi selles olukorras. Aga jah, selge on, et inimesed kardavad kaotada ja kardavad selle tõttu ka röövimist, et keegi teeb, ma ei tea, pangakonto tühjaks või võtab mingeid muid väärtuslikke asju ära, et kõik on see, taandub sellele, et sa kardad kaotada väärtuslikku, eks ole, kardad kaotada võimalusi, eks. Ja samamoodi, miks inimesed kardavad surma näiteks, on see, et nad kardavad kaotada oma meeldivat eksistentsi, mis tähendab seda, et surm võib seostada näiteks piinade või valuga või siukse ebameeldivate kogemustega, mida ilmselgelt ei taheta vahetada siis, ütleme siis meeldiva vastu. Ja siin on jälle see, et millest sa oled nõus loobuma, millest mitte, eks. Ja inimesed ei taha teha siukest vahetustehingut, et vahetaks meeldiva ebameeldiva vastu, eks ole. Sellepärast on meil kõik need mugavustsoonid, mugavustsoonis olemised ja kõik muud sellised viisid, kuidas inimesed käituvad, eks. Kõik taanduvad sellele, et mida me väärtustame ja millest me oleme nõus loobuma ja mida me oleme nõus väärtuse vahetuses tegema, et millist väärtust me tahame, et me saaksime ja et meil samas ka püsivalt olemas oleks ja millistest väärtustest või mitteväärtuslikest asjadest me oleme nõus siis loobuma. Ma arvan, et kogu mäng käib selle peale. See hirm ja teadmatus, et see on tegelikult üks meie iseenda tekitatud kõige suuremaid takistusi, mis meil ees on. Hirmu ja teadmatuse tõttu ongi väga paljud igasugused mugavustsioonid ja samamoodi, mis meil siin punktides kirjas, et raha orjus mõnes mõttes, et inimesed kardavad, et mul homme ei ole söögiraha, eks ole, või mul et kust mu homne söök tuleb või järgmine lõuna tuleb, eks ole, ja nii edasi, et see hoiab neid, eks ole, kuskil kammitsates, eks ole, ja inimese psühholoogia paratamatult töötab niimoodi, et kui tal on hirm, siis ta reeglina ei tee häid otsuseid. Jah, hirm on kehv nõuandja. Just,
et sealt tulebki, ma kahtlustan, et rahaorjus mingis mõttes sellest hirmust tulebki, et on hirm, et ma kaotan ja ma ei saa ja kõik läheb pahasti ja nii edasi, eks, et siin on, mul isiklik kogemus on see, et mina olin nii-öelda sunnitud oma hirmud ära põletama, et ma olingi sundolukorras. Mul ei olnud teist võimalust, et nii-öelda usaldada ja hüpata, eks ole, et teadmata, mis edasi saab, eks ole, aga kõik, vaata, öeldakse, et igas halvas asjas on midagi head, eks ole, ja öeldakse ka, et igasugused õnnetused on teinekord õnnistused maskeerituna. Et minu jaoks see nii-öelda sundolukord, mis mul siin mõned aastad tagasi oli, et see oli suurim õnnistus, et ma ei oleks kindlasti täna mitte siin, kus ma praegu olen, kui ma ei oleks seda nii-öelda sundolukorda läbi teinud, et sul ei olegi muud valikut. Tahad sa täpsustada, mida sa silmas pead sellega? No sisuliselt, kui keegi tahab järgi teha seda nii-öelda sundolukorda, et siis noh, võtke nii palju laenu, kui antakse ja ärge tagasi makske ja vaadake, mis edasi saab. Et siis on võimalik kunstlikult endale selline olukord tekitada ja nii-öelda sund kasvamine, et tänu sellele mul avanesid silmad väga paljudele asjadele, mis mulle oli õpetatud, et noh, et nii ikka ei tohi ja nii ikka ei saa ja kui sa nii teed, et siis kindlasti lähed vangi ja nii edasi, et kõik, siin on väga palju illusioone on meil ümber loodud, et noh, kas või lihtsalt näiteks mingisugune maine omand, eks ole. Et kui sa laenadki nii palju kui võimalik ja tagasi ei maksa, eks ole, siis on meile illusioon loodud, et siis su elu on läbi, eks ole. Vastupidi, minu elu paranes drastiliselt tänu sellele. Nii-öelda klassikalises mõistes ma ei saa midagi omada, eks ole. Aga selle jaoks on meil teised inimesed, kes saavad sinu eest omada. Nii, oota, kas see tähendab seda, et sa kuulutasid siis välja eraisiku pankroti ja sina ei saa enam omada või mis mõttes? Ei, ärge jumala eest seda viga tehke, et eraisiku pankrotti välja kuulutada. See ametlik tee on, ma olen erinevatelt asjatundjatelt uurinud seda ja see ametlik tee on väga piinarikas ja üsna kahjulik tee, et kõige lihtsam variant on ikkagi see, et kui sa, noh, kui mina laenan sinu käest, Arto, eks ole, laenan raha, eks ole, ja kaotan selle, siis kindlasti mitte ma ei soovita, et ära nüüd Artole tagasi maksa. Arto on samasugune väike inimene nagu sina, eks ole. Temal on täpselt samamoodi, on omad mured ja probleemid ja nii edasi, et sellega sa kohe kellegile kindlasti head ei tee. Pigem me räägime siin ikkagi süsteemi ärakasutamisest. Ehk siis suured pangad. Et mina ei tunne mitte mingisugust südamepiina siis või kuidas neid nimetatakse. Et ma ei ole mingisugusele suurele Ponzi-skeemile ei ole tagasi maksnud, eks ole, et vastupidi, ma tunnen ennast väga hästi, et ma olen ära kasutanud seda süsteemi tema enda vastu, eks ole. Ja tänu sellele on mul nii-öelda teadmiste maailm drastiliselt laienenud, et krüpto mängib väga suurt rolli selles olukorras, kus ma olen siis nagu, kuidas siis öelda, targemaks saanud, et krüptol oli väga suur roll selle koha peal, et kuidas nii-öelda tavamaailmast mööda hiilida või kuidas seda nüüd sõnastada, eks ole. Jah, alternatiivsel viisil toimida. Just, et selles mõttes, et kui mul täna minu varad oleks nii-öelda pangakontol kuskil, eks ole, siis väga lihtne on Maksu-Tolliametil küüned taha ajada sinna, aga kui minu vara on täna Moneros ja Piraadis ja kuskil 10. ja 20. kohas, eks ole, Monerot, Piraati, mitte keegi ei saa vastu sinu tahtmist sinult ära võtta, eks ole. Versus siis see, et kui ta on sul pangakontol, noh, eriti eraisiku pangakontol, et noh, et kui ettevõtted on muidugi ka üks viis, kuidas siis nii-öelda konfiskeerimisest hoiduda, eks ole.
kui sa ise oled nii-öelda eraisikuna, oled nii-öelda pankrotis, eks ole, aga OÜ-d sa võid omada. Keegi ei keela sul seda, eks ole. OÜ saab küll, aresti saab peale panna, eks ole, saab sundmüügi teha, aga reaalsus on see, et seda OÜ-d keegi ei osta lihtsalt. Ka ainuke reaalne variant ongi see, et kui sul on AS Tallinna Kaubamaja, eks ole, on sinu nime peal, et siis on nagu teine lugu, aga kui sul on mingisugune pisikene OÜ, eks ole, kus seal aasta käive on võib-olla mõned 10 000, eks ole, siis keegi ei osta seda. Sa võid suhteliselt kindel olla, et seda ei võta sult keegi ära, eks ole. Ja OÜ on nagu minu mõistes on nagu nii-öelda krüpto eelkäija, eks ole. Et seal sa saad oma varasid hoida ilma, et sa peaksid kartma, et keegi neid kangutama tuleb. Aga krüpto on siis nagu nii-öelda next level, eks ole, kus sul ei pea olema, sul ei ole mingit aruandluskohustust, eks ole, sul ei ole mingit hirmu, et keegi seda maha müüb või ära konfiskeerib või mis iganes, see ongi 100% siis nagu omamine, eks ole, et sul on 100% kontroll sinu vara üle. Kui sa oled piisavalt ennast harinud sellel teemal, siis see on nagu ülim vara säilitamine, et kui sul on kulda või hõbedat, eks ole, matad selle kuskile vanaema õunapuu alla maha, eks ole, siis alati on see võimalus, et keegi läheb kaevab selle üles, eks ole. Krüptoga seda hirmu ei ole, eks ole, kui sa ise oled piisavalt harinud ennast sel teemal, siis selle ohu nii-öelda võib minu arusaama järgi välistada. Eriti kui me räägime siin privaatsetest krüptodest, kui me siin Bitcoinist või Ethereumist või millestki sellisest räägime, siis seal on mingisugused miinused selles mõttes, et näiteks ütleme, et kui ma teen näiteks Artoga teen mingisuguse tehingu, eks ole, ütlen, et davai Arto, et näed, siin on minu Bitcoini aadress, et saada mulle siia nii palju Bitcoini, eks ole. Kui sina saadad mulle siia nii palju Bitcoini, sul on minu rahakoti aadress teada ja kui sa oled halb inimene, siis sa võid vaadata plokiahelast järgi, et näed, Silveri rahakott on siin, eks ole, et tal on seal, ma ei tea, 10 Bitcoini selle aadressi peal, eks ole. See on juba päris märkimisväärne summa, eks ole, et siis sul võib tekkida ahvatlus, et oot. Et kuidas ma selle kätte saaksin sealt, sul tekib, eks ole, teadmine, et kui palju vara mul on, eks ole. Et kui rikas sa tegelikult oled, eks ole. Just. Ja sellega seoses tekivad kohe ahvatlused, eks ole, et kuidas ma selle sealt kätte saaksin. Et hakkad mingit skeemi mõtlema, et kas mõni häkker on tuttav, eks ole, või mõni suurem vend, eks ole, kes läheb ukse taha, ütleb, et nüüd anna siia, eks ole, mis iganes. Aga kui me räägime siin Piraadist või Monerost, eks ole, siis see võimalus on välistatud, et seda võimalust ei ole, eks ole. Jah, sest see info pole avalikult näha kuskilt sinu seda saldoseisu, eks ole, kuskilt plokiahela veebilehelt sa ei näe seda, palju sinu kontol on, eks. Just nimelt, et seal ongi tänases maailmas, kus me elame, on ikkagi privaatne raha on ikkagi kindlasti kõrgema väärtusega kui mitte privaatne raha. Nõus. Et see samamoodi, kui sul on kuskil, a la e-pood, eks ole, sul on seal Bitcoini aadress, et siia saab maksta, eks ole. Täpselt samamoodi. See on sisuliselt sa käid, eks ole, rahakoti õlmad laiali, käid tänaval ringi, demonstreerid, kui palju sul seal rahakotis raha on, eks ole, et minu arvates see ei ole eriti hea mõte. Just, see on põhimõtteliselt see sama näide, ma ei ole 100% kindel, kas ma olen seda varasemalt maininud siin mõnes andkaste saates või ei, aga et kui oleks selline veebileht nagu pangakontot.ee, et lähed sinna, lööd nime sisse näiteks, ma ei tea, minu nime või sinu nime, ja siis sealt tuleb vastu see, ütleme see sinu pangakonto aadress ja mingi algusega klikkad sinna, vaatad, hetkel siuke saldo, siin on näha, et kõik need ülekanded, sissetulekud, väljaminekud ja nii-öelda avalikult nähtav kõigile, ükskõik kes läheb sinna pangakontot.ee peale vaatama, et ükskõik kes iganes tahab näha, kõik näevad kõigi inimeste saldo, ütleme seise ja sissetulekuid, väljaminekuid, et mis summad on liikunud ja mis ajal ja kõik muu, eks ole. Et see on nagu see, mis seis meil täna on Bitcoiniga ja Ethereumiga ja enamike avalike blogiahelatega. Ja millest ka palju on tegelikult räägitud,
sellepärast ongi, ütleme siis Pirate Chain ehk siis ütleme seal plokiahelas liikuv raha nimega või väärtus nimega ARR ja Monero, nii-öelda siis XMR. Need on siis privaatsed krüptorahad, mille puhul sellist pangakonto.ee stiilis väljavõtet teha mitte kuskilt ei saa. Ja kui näiteks mina saadan Silverile ARR-i, siis Silver näeb oma selles rahakoti äpis, et laekus konkreetne summa. Ma võin panna kaasa ka selgituse, nagu sinna selgituse lahtrisse võin kirjutada omalt poolt ülekannet tehes, et mille eest see on, eks ole. Aga sinule laekub lihtsalt summa ja sina ei näe, mis aadressilt see laekus, ehk et sa ei näe minu aadressi, et kust see tuli isegi, seda ei ole näha. Kui me vaatame pangast, me näeme, et, eks ju, et mis aadressilt see kanne tuli üldjuhul, aga ARR-i puhul ma kindlasti tean, et on see, et sa ei näe, kust see raha tuli, nii et saab teha täiesti anonüümseid ülekandeid rahvusvaheliselt, kanna ükskõik kellele kuhu raha digitaalsel kujul ja ülekanne läheb umbes minutiga üle ja ongi tehtud, eks ole, et ei maksa midagi, keegi ei saa vahepeal sul takistada, keegi ei saa küsida midagi, keegi ei uuri, et okei, et mille jaoks see raha on või kust sa said selle või mis muud asjad, eks ole, et seal ei ole mingeid vahendajaid. See lihtsalt see, et ühes konkreetses plokiahela süsteemis toimub kanne ühelt aadressilt teisele ja sinu loal. Ja kogu lugu, see on takistamatu ülekanne ja läheb kohale nii-öelda no questions asked. Ja muideks mul on tehtud ka selline ARR versus euro eestikeelne tabel, kus on siis 4 lehekülge, kus on sellist võrdlust, et kui me võrdleme ARR-i, mis töötab plokiahelas, ja kui me võrdleme seda omakorda euroga, mis on pangakontol, ja omakorda euroga, mis on sularahana. Et selline 3 tabel on mul siis olemas PDF-i kujul, et ma panen selle siia saate juurde ka lingina, et kui kedagi huvitab, et rohkem aru saada nendest võrdlustest, et mille poolest siis ARR on üle eurost, kui ütleme digitaalsest maksevahendist või sularahast ja mis on plussid, mis on miinused, eks ole, mõlemate puhul. Nii et ma usun, et see võiks anda sellist suuremat selgust, et miks näiteks mina isiklikult hindan krüptorahade kasutuselevõttu või kasutamist rohkem kui euro kasutamist üleüldises plaanis. Kõrvalepõikena mul tuli siin meelde, et kui me nüüd räägime pangakontode avalikkusest, et kas ja kes näeb ja kui palju ja nii edasi, et meie naaberriigis on lausa olemas, mis on minu loogika järgi on ajendatud kadedusest, on olemas täiesti selline süsteem, et kui sa tead inimese ees- ja perekonnanime ja tema sünniaega, siis sul on võimalik täiesti avalikust andmebaasist on võimalik vaadata, et mis on selle inimese sissetulekud. Et kui sul, seal see ongi ajendatud sellest, et nii-öelda musta raha, eks ole, avastada, et kui sul naabrimees sõidab jube kalli mersuga ja priiskab siin ja seal, eks ole, siis kade naabrimees võib-olla mõtleb, et oot, kuramus, et see mees küll nii palju raha ei tohiks saada, et vaatame järgi, et palju tal need sissetulekud siis õieti on. Vaatad, oi, näed, see mees saab ainult 3 tonni saab palka, et kuule, siuke asi küll reaalne ei ole. Ja mis siis järgneb, eks ole, kade naabrimees, et mu naabrimees elab paremini kui mina, et see nüüd küll kuskile ei kõlba, tõmbame maksuametile kõne peale, et kuule, vaata, mul naabrimees saab siin ainult 3 tonni saab palka, aga sõidab siukse mersuga ja priiskab siin ja seal, et midagi on pahasti, eks ole. Et siukene koputamisühiskond on tekitatud, eks ole. Ja mis Arto jättis mainimata veel ARR-i koha pealt on see, et kui meil Monero on siin minu mälu ja arusaama järgi on siukse nii-öelda stabiilse privaatsusega, siis ARR-i kasuks räägib see, et nii palju kui ma aru olen saanud, et mida enam on tehinguid plokiahelas, seda keerulisemaks läheb siis see nii-öelda nuhkimine, et see turvalisuse tase nagu automaatselt tõuseb iga tehinguga. Täpselt nii. Nii on, jah. Ehk et ka sellised kõvemad superarvutid minu teada täna ei suuda kalkuleerida välja seda, et mis need ülekanded olid, mis saldod olid ja kõik selle nii-öelda
tehniliselt selle välja kalkuleerimine nõuaks tohutut suurt ressurssi ja et seda nii-öelda algoritmiliselt ja programmaatiliselt teha ja seda krüpteeringut lahti murda nagu nii suureks, nagu see on juba kasvanud miljonitesse, siis see on praktiliselt võimatu, ehk mis tähendab seda, et need, kes kasutavad seda turvalist privaatset anonüümset makseviisi, milleks on siis ARR või ütleme Pirate Chain'i plokiahel, siis nendel võib olla see turvatunne rahulikult olemas, et keegi ei suuda lahti kräkkida seda, et kui palju sul tegelikult on, mis su saldoseis on, mis su minevikutehingud seal on ja kõik muud, eks ole, et see ei ole kellelegi nähtav ega ligipääsetav ega nii-öelda sisse häkitav, ütleme nii. Vähemalt tänase seisuga see kindlasti võimalik ei ole veel hetkel, jah. Siit tuleb mul see nii-öelda usu paralleel tuleb juurde, et vaata, kui palju on neid inimesi maailmas, kes suudavad nagu iseendale ära tõestada, lugedes seda plokiahela koodi, et see tegelikult ka nii on, nagu räägitakse, eks ole. Just. Et siin jääbki alati, eks ole, see usu nüanss jääb alati ikkagi mingil määral püsima, et noh, kui sa eile said selle anonüümse tehingu teha, et kas see täna ka nii on, eks ole, et siin jääbki see usk jääb ikkagi paratamatult jääb mingil määral jääb ikkagi rolli mängima, et täpselt samamoodi, et sa usud, et sa homme saad ka eurosid poes kasutada, nagu sa täna said, eks ole. Nõus. Usk ja usaldus on nagu suhteliselt sarnased asjad minu jaoks, et vaata, kui sa endale nii-öelda uue sõbra saad, eks ole, et siis esimesest päevast ilmselgelt sa ei usalda teda 100%, eks ole. Et see usaldus tekib ikkagi ajapikku, et noh, et kui sa oled talle laenanud midagi, et kas sa oled selle samas seisus tagasi saanud ja kui ta on lubanud sulle midagi, kas ta on selle lubadusega täide viinud, eks ole, et see usaldus, eks ole, kasvab ajapikku, eks ole, et see ei teki üleöö. Et täpselt samamoodi on, eks ole, igasuguste finantsiliste vahenditega siin eurode, krüptode ja kullahõbedega täpselt samamoodi, et see usaldus tekib ikkagi mineviku põhjal. Kas ma täna saan teha seda sama, mis ma eile sain teha, et kui usaldusväärne see asi on, eks ole. Et sellised mõtted. Kas seda stsenaariumit nii-öelda on võimalik korrata just? Ühesõnaga mustri märkamine. Mustri tuvastus just, et mingite nii-öelda olukordade kordumise tuvastus näiteks, jah, et näed, eile sain maksta Selveris euroga, üleeile sain ka, täna sain ka, no tõenäoliselt saan homme ka, eks ole. Et ma usun, et ma saan homme ka. Just, see on samamoodi, et vaata siin kõige lihtsam näide on võib-olla see, et kui suur on tõenäosus, et homme hommikul päike tõuseb, eks ole. Et selle peale ma arvan, et 99% elanikkonnast on nõus panustama, et homme tõuseb päike, eks ole. Täpselt, selle peale saab kindlasti edukalt kihla vedada, ütleme nii. et jah. Just, aga jah, väga ägedad mõtted ja ma arvan, et meil on juba kenasti tund aega siin räägitud, arvutatud ja ma mõtlen, et kas meil on ka tänases saates mingisuguseid lahendusi välja pakkuda kui selliseid, sest et me oleme mingil määral olnud eelnevalt ikka lahendustele orienteeritud meie podcastiga siin ja kas Reimol on ka mingit sisendit veel anda siia lõppu või mitte? Ei, kõik oli selge arusaadav. Tänan, Silver, et meiega taas kord ühinesid. Sa rääksid siin enda lõhki laenamisest. Äkki saad veel täpsustada, kuidas sa sealt üle said ja edasi liikusid? Kõige odavam lahendus on alati see, et küsi selle käest, kes on enne teinud. See on kõige odavam lahendus, sest nõu antakse tasuta reeglina. Ja teine võimalus on meil isegi riik nii-öelda saeb iseenda oksa mõnes mõttes, et finantseerib meil juriidilist abi. Siukene lehekülg on olemas nagu juristaitab.ee, kui ma õieti mäletan. Oli selle koha nimi, et seal saad oma 2 tundi juristi nõu saad, kui ma nüüd õieti mäletan, ta oli 5 eurot tund vist. Et ühe kalendriaasta kohta on sul ette nähtud 2 tundi, mis iganes küsimus. Reegel on see, et minnaksegi just nende küsimustega, et noh, et kas siis laenud või alimendid või kohtutäiturid või nii edasi, eks ole.
ja see sama lehekülg pakub ka suurepärast teenust, endal muidugi kogu kogemus puudub, aga väidetavalt on selline lahendus seal olemas, et sa lähed sinna lehe peale, sa ei pea isegi inimesega rääkima, kirjutad oma probleemi sinna sisse, et noh, et mul on selline ja selline võlg ja selline maksetähtaeg ja nii edasi, et noh, a la see võlgnevus on aegunud, ehk siis 10 aastat on möödas, parkimistrahvide puhul 3 aastat, kui ma õieti mäletan. Need juriidiliselt aeguvad ja see robot koostab automaatselt sulle need avaldused, paberid, kuhu ja mida sa pead kirjutama, et siis need kohtutäiturid ja kõik muud sellised, kes tegelikult seaduse vastaselt sul seljas elavad, läheksid sul nii-öelda seljast ära, eks ole. Kõige lihtsam nõuanne ongi see, et küsi selle käest, kes on teinud. Ehk siis reeglina need on ettevõtjad, mõnel puhul need võivad olla isegi kodutud. Võib-olla mitte, noh, see on võib-olla natukene halb näide, aga tahad sa, Silver, avada oma selle nii-öelda nõuandla, et need, kellel see probleem on, saavad sinu poole pöörduda, siis nii-öelda osutad neile tasulist teenust? Ei tasu, ma selle eest kohe kindlasti ei taha, et pigem kui ma saan kedagi aidata, siis mul on hea meel selle üle ja. Oota, siis me võime su kontakti kuskile panna siia saate juurde. Raske öelda. Pool naljaga küsitud. Raske öelda niimoodi, et noh, et ei oska ette kujutada, et kui nüüd pigem see on võib-olla sedapidi, et noh, et kui kellelgi on piisavalt tuli takus, eks ole, siis ma olen veendunud, et ta saab minuga ühendust, et ma ei pea ennast reklaamima, et kuidas ma ütlen, uppuja päästmine on uppuja enda asi, eks ole. Et mitte keegi ei tule sulle nii, noh, vahest tullakse, aga reeglina see on viga, kui tullakse nii-öelda abi pakkuma, eks ole. Et kui sul on piisavalt palju motivatsiooni midagi ära teha, eks ole, siis sa leiad need inimesed. Olen see siis mina või on see keegi 5 või 10, et need lahendused on olemas, kui sul endal on üks sükene näide on, et koer muudkui aga istub ja nael on tagumikus, aga siis tekib küsimus, et oota, aga miks ta püsti ei tõuse siis, et noh, et ebamugav on ju, kui nael tagumikus on. Aga vastus küsimusele, et miks ta püsti ei tõuse, on see, et see nael ei ole piisavalt sügaval seal tagumikus. Ehk siis ei ole piisavalt ebamugav. Tal on mugavam istuda see nael tagumikus, kui midagi ette võtta. Ja, et ei torgi piisavalt nii-öelda, jah. Just, et ei ole piisavalt ebamugav. Et kui sul on piisavalt ebamugav, siis küll sa leiad need lahendused. Et see motivatsioon tuleb täpselt. No väga hea, hea vastus. Mina samuti tänan väga heade mõtete eest siin, Silver, ja usun, et see saade tuli täitsa mitmekülgne ja kindlasti ootamatute mõtetega siia hulka, kui algselt oli planeeritud, aga ma arvan, nii ongi hea. Et siis seda enam, usun, väärtust see saade meil loob ka, nii et see ongi asja mõte. Ja tänan ka iga kuulajat, kes jõudis lõpuni kuulata ja elud muutuvad loodetavasti paremaks ning kui midagi on, andke meile märku Telegramis või YouTube'i kommentaarides või Odusse video kommentaarides või kuskil mujal, et kuidas meeldib, kas mingid teemasid on, mida me võiks veel käsitleda ja millist väärtust te olete saanud, et oleks vahepeal väga meeldiv saada ka sellist, ütleme, tagasisidet siis. Hetkel aga kõik ja järgmise korrani. Aitäh!